Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Saate toob teieni Kiven. Kaasaegsed ja inspireerivad juveeliehted. Ükskõik milline on sinu fantaasia, selleks sobiva Eestis valmistatud Marmella voodi leiad voodike.ee. Moeviin, kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Ja mul on taas rõõm öelda tere õhtust, tere päevast, mis iganes päeva ajal te meid vaatate. Või kuulate. Või kuulate, just, et kuulata on ka väga huvitav. Paljud kuulavad kusjuures, Piret. Paljud kuulavad. Tead, uuemal ajal ma isegi kuulan telesaateid, sest ma ei viitsi neid vaadata, sest ma ei pea paigal olema. Minu arvates on saanud sinust šokolaad, sest sa oled pakitud hõbepaberisse. Aga vaata mu kingi. Issand jumal, ma saan aru, et sul on liiga lühikesed jalad veel olnud siiamaani, et sul on vaja sinna mingi 15, 17. 18 sentimeetrit. No ma saan aru, et ma olen oma pasteldega sussidega, sul on karvel siin otsas. Mina ei pannud seda sinna. Vaata, mis asjad need on, kuidas sa käid nendega, ma ei saa aru. Tead sa, need on maailma kõige mugavamad kingad. Päriselt. Need on tõesti, ma olen tantsinud terve öö nendega ja teinud igasuguseid trikke. Ja I love it, I love it, I love it. Aitäh, Hanne ja Stiil. Karolin Kuusik, et sa oled need kingad mulle hankinud. Et minu, paljud inimesed ju küsivad, et kust ma endale riideid hangin, on ju. No. Et ma pean ju outfit'e kogu aeg vahetama. Ma ei saa 2 korda ühe sama riietusega saatesse tulla. See, et inimesed mõtlevad, mis sul viga on. Just, ma olen haigeks jäänud, ma olen vaeseks jäänud. Ja see oleks hirmus. Ja see oleks kohutav. See purustaks kõikide naiste unelmad. Just. Aga täna mul on teist korda seljas ikkagi see ülemine osa, eelmine kord valentinipäeval. Mul oli alumine osa, oli mustad püksid, aga siis oli musta lipsuke. Väike natsi vaib ei olnud. Aga ma tahan Noora Aili ikkagi tänada südamest, et tema on selle šokolaadi luki mulle teinud ja tema, see Rõiva disainer siis kuidagi eksperimenteerib minu peal erinevaid asju ja vaatab, et kuidas ma selle välja kannan ja kui ma sellega kuskil liigun ja kui ma selle nime välja hõikan loomulikult, et siis kas on huvi peale seda või ei ole huvi. Et selles mõttes ma olen jah, aga mulle tohutult meeldib, et see näeb juba mugav välja. Ta on nii pehme, see on uskumatu. Võid ju mõelda, et see on kuldne mingisugune hõõrub siit ja ta on imepehme. Täiesti võimalik oleks seda kasutada pidžaamana. Et ta on, ma ei tea, mis imematerjal see on. Ja pärast seda lõunamaa reisi siis sa oled nagu niisugune šokolaad ka, et sulle see hõbepaber või kuldpaber nagu sobib. Kusjuures mul on samasugune hõbekostüüm ka. On? Ja mul on kõik värvid. Ja plaatina. Ja plaatina ja bronks ja kõik asjad. Aga keda ma veel, keda sina kannad? Mina kannan, ei ole Eesti disain, on Gerri Weber ja on Typhoon ja Samoon näiteks, need ei ole üldse mingid Vene raketid Ukraina sõjas. Ma saan aru, et need on ikkagi väärikad glamuursed kollektsioonid. Ma käin neid kogu aeg valimas, kusagilt Valli tänavat, mulle väga see pood meeldib, mulle need müüjad meeldivad. Nad peale vaadates teavad, mis see suurus on juba. Just, ja eelmine saade juhtus väike apsakas, mul ei tulnud šokolaadi nimi, või selle tootja nimi meelde, kes Mari Perri. Ja Mari Perri ja päriselt ka. Ma olen väga perso, kas eesti keeles on selline? Ei, ma ei perso, nagu eesti keeles on teine sõna. Erittäin perso kaikelle tämmöiselle makeisille, ehk siis ma olen eriti pirtsakas, perso on pirtsakas.
mida ma suhu panen ja šokolaadi suhtes ma olen eriti valiv, aga need Mariberrid on imelised, eriti need tumedas šokolaadis ja siin ongi maasikas sees ja tume šokolaad, rosa šokolaad, piimašokolaad, valge šokolaad ja marjakesed peal. Tead, mis asja? Ma siit praegu ühtegi ei võta. Ma võtan selle endale koju kaasa. See on romantilise ja sulle ma ei anna, aga sina võid süüa kooki, Piret, palun väga, ja saia, mis on nagu tegelikult koho jah. Ma olen väga nõrk magusasööja, aga ma kindlasti pärast proovin. Need näevad ahvatlevad välja, eriti see üleküpsetatud see fiir, et seda ma kindlasti proovin, et ma kuidagi lapsest saadik ei ole suur magusasööja. Kurb. Mina väga armastan magusat. Nagu ma ühest podcastis ju rääkisin, et ma peaaegu ujusin šokolaadis lapsena. Seda enam sulle sobivad need kuldsed ja hõbepaberid, et kas me nüüd täna räägime ka sõpruse teemalistest küsimustest? Teate, meil oli eelmine kord valentinipäeva ehk siis sõbrapäeva saade ja kuhu me oma jutuga jõudsime minu nooruspõlve see oli romantiline lugu. Armastusteni ja see tuli mul täiesti plaksust, et me pidime rääkima, et valentinipäev on tegelikult kurb päev, et see on ühest preestrist, on ju, kes noori armunuid paari pani, ta ei oleks seda tohtinud teha ja siis ta löödi pea maha, on ju, ja suri märtriks ta kuulutati siis hiljem. Et nagu peaks selline kurb päev olema, aga me ei jõudnud nagu sõprusest ja sellistest asjadest, nagu me üldse ei jõudnud rääkida, aga so what? Aga räägime täna. Selles mõttes, et minu arvates terve see kuu on läbinisti romantiline ja see jõuab ju selle glamuurse aastapäeva pallini välja ja miks siis mitte rääkida sõprusest, et mul on tunne, et see lisaks armastusele ja suhetele huvitab inimesi kohutavalt palju, et näiteks kui küsitakse, kas meestega on sõprus läbipaistvam kui naistega. Kas Anu usub, et meestega saab olla sõprussuhteid? Aga mul on meestega sõprussuhteid. Hetero? Issand, mul on nii palju geisõpru. Aga geisõber ei ole nagu 100% nagu ju mees. Aga teate, see on nagu sõbranna? Ei, tead, mis tänapäeval on? Ma pean mõtlema, kuidas ma mulle väga ka mõned sinu geisõpradest meeldivad. Tänapäeval on niimoodi, et see ei ole nii ühene, kui sa arvad. Et mees on mees ja gei on gei või? Jah. Jah, ma arvan ka, jah. Et seal võib olla armastust ka gei sõbra ja heteronaise vahel ja ei ole alati kindel, kas see heteronaine on ka 100% hetero. Talle võivad meeldida ka naised. Okei. Mis ma tahan öelda, tänapäeval on natukene kõik rollid on segamini. Et sa nagu ei armugi enam, ma ei mõtle täna selle peale, et kas sa armud mehesse või naisesse? Just, ma võin armuda inimesesse ja minule see on täiesti okei. Jah, mulle tundub ka, et mõnikord on inimese see karismaatilisus või teadmised või oskused, et see kõik ongi nagu väga tore ja see ei pea ju alati päädima sellega, et sellest mingi suhe tuleb. Just, aga ma mõtlen alati, kui mingi asi on toimumas ja praegu on sellised ka pöördelised ajad, gei abielud on nüüd ju täiesti normaalsed, eks ole, ja kurjad inimesed lähevad ju täiesti kettasse sellest ja hakkavad rääkima umbes nii, mis siis järgmiseks, et kas nüüd on võetakse, keegi abiellub kassi või koeraga või lehmaga, kusjuures inimesed on abiellunud ka iseendaga. Väga hea match ju, juhul kui sa saad enda kästi läbi. Just, et mul on Puuduta mind saates käinud selline naisterahvas, kes tõesti abiellus iseendaga ja eestlanna ja hiljem leidis Mehhikost endale mehe, aga ta oli kõigepealt iseendaga abiellus, ta pidi iseendast lahutama ja siis sai. Ta murdis endale truudust, ma saan aru. Aga mina mõtlen alati ka ettepoole, mõtlen, et me liigume edasi, et kuhu järgmiseks. Ma ei mõtle nii õudselt, et ma peaksin nüüd kuusepuuga abielluma. Et ma mõtlen pigem nii, et kas ühel päeval on ka see võimalik, järsku ma olen praegu ettekuulutaja, et sulle meeldib näiteks 2 meest ja sa abielludki, et ongi õigus abielluda 2 mehega.
noh, ma ei pea praegu neid Araabia, ma ei tea neid silmas, et kes siis abieluvad mitme naisega, eks ole, elu jooksul. Nendel on natuke teistmoodi, et kõigepealt nad on ise noored ja võtavad noore naise, siis nad ise saavad natuke vanemaks, aga naine saab jube ruttu vanaks. Ja võtavad uuema mudeli. Ja võtavad jälle uuema mudeli ja siis see saab ka natukene, kannab mitu last seal ära ja jälle kuidagi isu läheb ära ja tüütuks. See võtab kolmanda naise, jälle noore, ilusa, värske nagu maasika ja nii edasi. Ma ei pea seda silmas. Ma peangi seda silmas, et sa võid olla armunud samaaegselt mitmesse inimesse. Ja see on täiesti okei ja ma arvan, et tulevik tulebki olema selline. Selle jaoks on isegi mingi sõna poluamoorne äkki või? See kõlab nagu polumer, aga tegelikult kõlab nagu mitme armastusega. Just, ja mina tean, minul on tutvusringkonnas inimesi või üks näiteks naisterahvas, kellel on 2 meest. No ta on vaevalt abielus nendega. Ühega ollakse abielus ja teisega kooselus siis, ütleme nii. Et järsku see võimalus tuleb ka, et ühega abielud, teisega saad kooselulepingu sõlmida. See oleks ka põnev. Ja ei, ma arvan, et mida ükskõik kui palju traditsioonilist peret püütakse kaitsta, valvata, panna kuhugi reservaati, siis ma arvan, et nagu selliseid reaalseid abielusid jääb iga aastaga järjest vähemaks. Ja kui veel kaotaksid geid ka võimaluse abiellumisest loobuda, kes siis üldse abielluks. Selles mõttes, et kui nende jaoks on see veel mingis suhtes võimalus ennast nagu vabaks ja inimväärseks võidelda. Minu meelest võiks selle ametliku abiellumise üldse ära unustada ja inimesed võiksid omavahel kokku leppida ja lepinguid teha. Ja sellest peaks täiesti piisama, et kui mina ütlen nüüd siis oma väljavalitule, me omavahel lepime kokku. Okei, siin tulevad need varalised teemad. Seda kardata. Inimesed kardavad see raha nagu kõige A ja O, et issand jumal, kui ma peaksin üksi jääma, mis ma siis teen, et ta ju võtab mult kõik maja ja kõik asjad ära ja ma jään hätta ja kes mu lapsi toetab. Et inimesed võiks täna juba õppida mõtlema niimoodi, et me kõik peaksime ise hakkama saama. Räägib, kes endise miljonäri naine. Skraapis kõik raha kokku, pani ilusti ära ja siis räägib, aga siis võtke kätte. No kuule, sa oled ju praegu täiesti iseseisev ja ise majandav naine. Olen jah. No, katsu sa selle vastu vaielda. Jah. Just. Ja. Et murrad tööd nagu vana mees. Aga rikkaks ei saa töö tegemisega, seda ma võin ka teile öelda. Ükskõik, mis ma elus olen proovinud, sellega tõesti rikkaks ei saa, et sa tööd teed. Aga mis ma tahtsin jõuda, et selle abielu, ma saan kindlasti tulevad ilge kisa hakkab selle. Varro Vooglaid kirjutab seda. Et unustage see nagu ära, me võime omavahel kokku leppida ja kui me väga tahame mingid, kui seal on need varalised teemad, on nii olulised ja see laste teema ka, et siis kuigi see võiks ka ära lõppeda, see tähendab, et kui sina oled vanem ja sina oled vanem, siis kõik on 50-50 on ju. Aga okei, lähed lihtsalt notarisse nagu maja või korteri ostuga ja teed seal selle lepingu ära. Jah, et varalised suhted on paigas, aga need ei puutu inimsuhted. Aga need ei puutu mitte mingil juhul suhtesse, abiellu või armastusse või mitte millessegi. Ja ma arvan, et see aeg tuleb ka ja ma loodan, et minu silmad näevad seda. Et kõik variandid on võimalikud, aga jah, mul on tore sõbranna, nagu ma ütlesin, ta elabki 2 mehega, mõlemad mehed on väga rahul, sellepärast nad on hästi sellised karjäärile keskendunud ja neid isegi segaks. Kui neil kogu aeg mingi naine kaeras ripuks. Ja siis see naine vahepeal seal ja siis siin ja siis seal ja niimoodi. Tead, tegelikult neid on palju. Aga mis meil Soomes nagu alguses, kui ma sinna läksin ja kui ma oma 3. mehega abiellusin, siis meil tekkis peretuttav üks tore meesterahvas ja võt seal ma nägin nagu lähedalt seda asja, kuidas siis on nii, et ja hiljem selgus, et Soomes on see täiesti tavapärane, et selliseid olukordi on hästi palju, et ongi siis mees, kunagi nad on noorestest kokku saanud, ehitanud üles mingi kihvti töötava äri, ikkagi naine isegi, kui ta on kodune, ta on ju kaasautor sellele, et mees on edukas. Ja siis ühel hetkel muidugi see naine jääb alati esimesena vanaks, mees säilib alati kõige kauem, kusjuures ta ei kasuta ühtegi. Jah, ei kasuta ühtegi toodet, ei süsti botoxit, ei tegele rasva imuga, ei pane kunstripsmeid ja mitte keegi ei kurda, et ta oleks vana. Just.
et mehed on ilusad kuni surmani ja naised ainult vananevad ja peavad kohutavalt pappi oma ilu alla matma. Ja siis seal oli ka nii, et mees siis ta isegi ei tüdinenud oma naisest ära, ta väga austas oma seda naist, kellega ta siis oli kunagi abiellunud, aga lihtsalt isu sai otsa ja naine ei taha ka nii palju, mida vanemaks ta muutub, olgem ausad. Ja võttiski siis noorema naise, ta tahtis veel lapsi ka, see mees. Ja ääretult rikas inimene muidugi, ta tahtiski nagu, kui meil Urmas Sõõrumaa, ei saa teda hukka palju mõista. ta praegu on 8 või 7 või? 9. 9 võib-olla? Kohe näha, et sa oled täpselt kursis. Minul läks ammu lugemine. Me isegi ei rääkinud temast praegu, me rääkisime Soome sõbrast, aga praegu tuli lihtsalt klõpsti meelde, et meil ju Urmas Sõõrumaa kohe võtta hea näide, eks ole. Ja ma ei mõista teda hukka. Jube vastik on vahel kuulda, kuidas siis itsitatakse ja naerdakse, eks ole, et selline siis 9 peaga lohe nagu Urmas. Väga tore, mõtle, kui raske teil on testamenti koos. Oota, aga mis sellest Soome sõbrast siis sai, et võttis noore naise, sai ja taga võttis noorema naise ja siis sai? Ja ongi. Ja mina küsisin, mina olin nii sinisilme, ma olin siis noorem ka tunduvalt 27 või 28, ma ei saanud nagu aru, ma olin nii vihane, sest mulle see naine meeldis, ma sain ju nendega enne tuttavaks, kui tema selle väljavahetuse tegi. Ja tuli siis oma uue selle pruudiga, kes juba oli lapseootel, lausa siis tuli meile Saaremaale külla ja ütles täiesti vabalt, et vahetasin ära, et nüüd mul on see pruta ja ostsime suure korteri talle seal Helsingi kesklinnas ja tema hakkab seal elama. Täiesti ma küsisin, mida siis Päivi nagu mõtleb nagu sellest asjast, ei Päivil on täiesti okei, nagu, et täiesti kõik normaalne. Ja ütleski, et naine lepib, naisel oli ainult üks tingimus, et ei lahuta. Et ei lahutaks, et tal võib see kanda naine, nagu olla kannanaine. Mis see tähendab eesti keeles? No nagu kaasnaine. Ja, kaasnaine. Et las see olla põhiline, et ei lahutaks. Nad olid ühest, mitte Helsingist, nad olid tegelikult, nende perekond oli pisut väiksemas linnas, Turulinnas. Ja siis see uus pruut pandi siis Helsingisse elama. Ja täiesti okei, et me ei lahutaks. Ja nendel oli mingi oma see society oli seal siis. Mingi kogukond. Jah, et lihtsalt, et see nagu see fassaad ei mureneks, et kõik jätkuks nagu see nagu endiselt, et mingid pühad ja mingid need asjad tuleb siis ikkagi koos veeta, aga muul ajal on kõik täiesti fine. Sa tahad öelda, et see oli nagu tavaline suhtemuster? Ja ma olin hästi vihane, ma mäletan, see noortüdruk toodi siis sinna, ma ignoreerisin teda, ma olin nagu põlglik, ma olin selle vana endise naise poolt, on ju. Ma ei tea, mis mul seal, kuidagi mulle tundus see nii õudne ja vastik, kuidas sa võid niimoodi teha. Ja nüüd hiljem, kui ma nägin, et Soomes täiesti tavapärane, ma räägin gossipi sulle, mis ei ole gossip tegelikult. Silvia Ilvesega juhtus ja täiesti sama asi. Soome meesterahvas. Kellel oli seal juba perekond. Ja ta ei öelnud seda isegi Silviale lihtsalt ja Silvia ei teadnudki. Laps oli juba sündinud, kõik oli juba haudus ka vist kooseluplaan ja siis sai teada, kuskilt kogemata tuli välja, et seal on ju päris perekond ja mehe jaoks ei olnud üldse mitte midagi. Mis vahet seal nüüd on, et lähme rõõmsalt edasi. Oota, see oli siis algusest 3. mees? No sellel ei ole vahet, see ei olnud praegu jutu teema. Ja mis siis on? Ja ma saingi selles mõttes nagu aru. Ma mõtlesin ka, et oleks nüüd Silvia poolel nagu ja ütleks, et oh my god. No muidugi alatult käitutud, et kui ta oleks tahtnud, et see oleks võinud öelda, just täpselt. Aga siis, kui ma ikkagi seda lugu kuulsin ja kõik ohetasid ja ahetasid ja olid poolminestuses, siis mina oma väikses peakeses ikka mõtlesin, jumal, kui te teaksite, kui tavaline see Soomes tegelikult on. Et nii need asjad seal käivadki. Ja Soome, millest sa ei usuks, sellised pealtpoolt nii konservatiivsed, nii sellised eneseteadlikud ja ei niimoodi neid asju ei tehta. Soomes on ju põhiline see, näine asjad ei käy, et niimoodi neid, kui palju mina olen oma Soome meeste käest sõimata saanud, näin ei käyttäydytä ja näin ei tehtä. See ei ole soveljast ja kogu aeg mingit moraali loetud, siis mida enam ma soomlasi tunnen, seda rohkem ma tahaksin karjuda, aga te olete ju kõik variserid.
teie kurat võtate kätte ja mängite lihtsalt lolli ja mul tulebki sellega seoses just see meelde, et see nagu see naine ütles, peaasi, et see fassaad oleks sile ja plekitu, et kõik, mis seal taga toimub, see on, me kõik teame, aga me keegi ei räägi sellest ja sellepärast ma olen ka soomlaste jaoks olnudki nagu väga ebaterve inimene. Et kõik, mis ma nagu tunnen või koen või Koked? Jah, siis ma, eesti keeles on kogen või? Jah. Koen on midagi, mida kalad teevad. Okay. siis nende jaoks on see, nad nimetavadki mind ettearvamatuks, et oi, seda saagimit ei saa, teda ei saa ikka saatesse kutsuda, teda ei saa ikka intervjuu, okei, aga seal peab, intervjuud saab kontrollida. Kõige rohkem nad kardavad, kui ma lähen otse saates, sest ma olen seal kõige kohutavamad pirnid pannud nagu. Ja nad ei saa midagi teha. Et saagimiga tuleb ettevaatlik olla, ta on ettearvamatu. Selle asemel, et öelda, et saagim on ettearvamatu, võiks öelda, et ta on aus. Ta räägib asjadest nii, nagu need on, kuidas need päris elus käivad. Aga sellest nagu rääkida ei tohi. Et mis värk sellega on, ma ei saa aru. Ma saan aru, et silmakirjalikud soomlased ei teeninud ära veeuputust ja äikest ja muud jumale viha, vaid isa taevas saatis neile Anu Saagimi väikese sarviku, kes nende silmakirjalikku palet paljastab. Just. Et ma arvan, et teisest küljest see võis ka ju olla äkki midagi taolist, et sa olid seda võib-olla vaadanud, eks ole, ja imetlenud teleekraani kaudu ja võib-olla mõnes mõttes idealiseerinud ja kui sa sattusid selle keskele, oli see hoopis midagi muud ja võib-olla sa pettusid siis. No aga ma olin ju vaadanud ka seriaale Dünastia ja Tallas, kus sa näed, kus sa käis. See ei ole Soome. Ei, ma räägin välismaast üldse, et kõik asjad on nagu, kõik ei ole kuld, mis hiilgab, et midagi ma ju teadsin, aga ja soomlaste puhul oli see minu jaoks šokeeriv, ma ütlen ausalt, sest minule tundus, et Soome on hästi kuulekas ja mina olen Soomet ise kutsunud turvamaa, ehk siis turvaline maa, et seal on nagu kõik paisse book, nagu kõik on nagu reeglite järgi. Kas te teadsite, et Soomes on ju kõige vähem üldse korruptsiooni? Altkäemaksust rääkimata. Seda, mul oli selline tunne, et kui ma jätsin 2 eurot rohkem taksojuhile, see juba oli altkäemaks. Saad aru, ta oli silmad nii punnis ja ta andis seda 2 eurot mulle umbes. Ma siin tagasi pole vaja. Jumal, ta andis seda nii käed väriselt. Ta annab, ei. Et miks eestlased vinguvad kogu aeg siin, et eriti teenindajad, soomlane ei jäta kunagi tippi. Okei, jätab. Kui ta on täiesti maani täis, siis raha lendab. Aga muidu nad ei jäta tippi ka, sest nendel on selline seisukoht, et iga üks töötab või peab saama tehtud töö eest tänuväärset, auväärset palka, mis on ka tõsi. Seal võib lihtne kohviku töötaja, vaata meie mõtleme, et kelnerile, kohviku ettekandjale. Ja vaesele õpetajale tuleb teha jõulukingitust, on muidu sureb nälga. Just, et jumala pärast jätta, et see on äärmine ebaviisakus. No nende arvates ei ole, sest et seal on ametiühingud on loomulikult nii heal järjel ja nii võimsad, et seal on ikkagi, sul peab olema elamisväärne teenistus. Sa pead selle raha eest saama ära elada, ehk siis maksta oma üüri, käia poes, osta toitu, riideid. Inimõigus on käia 2 korda aastas Tais. No mitte Tais, vaid puhkamas. Ja seal oli inimväärsuse klauslis oli minu meelest see ka, sul peab olema võimalus osta oma sõpradele kingitusi. Minu meelest see oli imetore, sest ma mõtlen, et kui mul oleks selline närune, ma ei tea, mis meil alampalk on, 8 sotti või? Palju meil on? See me ei teagi. 500 ei ole kindlasti. Ei kindlasti ei ole. Pensionär saab 500 või 600, 700 saab juba tõenäoliselt. Et see, et inimväärikus klauslisse kuulub ka see, et kui lapsel on sünnipäev, sul peab olema võimalik osta talle kingitus. Lapsel peab olema võimalus käia trennis, osaleda mingitel reisidel, mis klass korraldab ja nii edasi ja nii edasi. Ja minu meelest see on nagu seal hästi välja arvutatud.
ja see peab niimoodi olema. Aga mitte nii, et ma pean 3 erineval kohal krabama, et siis teenida nii-öelda siis see inimväärne palk välja. Soomes on hästi kõrged maksud. Ma tean ise omast käest, kuna mu mees oli miljokas, siis ta maksis 1 miljoni eest elas ja teise maksis maksudeks. Ta maksis rohkem, kui ta tegelikult oli sissetulek. Ehk siis see ju maks tõuseb vastavalt sinu siis jõukusele. Ja mulle tundus see nagu nii absurdikas või nii, mul tekkis kogu aeg selline tunne, ma küsisin ta käest ka mitmeid kordi, aga milleks on üldse mõtet miljonär Soomes olla? Sa ju jagad, et sa annad need osad miljonid, sa pead lihtsalt, sa annad nad ära, sa maksad makse nii palju kohutavalt. Teiselt poolt ma saan sellest täna aru ja ma sain sellest ka siis ühel hetkel aru, kui ma olin ise kuses, päris alguses, ma pean sinna tagasi ketrama, et ka ise olles pennitu ja rahatu ja mehe juurest jalga lasknud, siis sotsiaalabi tuli mulle nii palju ikkagi ette, et minu inimest ei saa tänavale jätta. Sellepärast ma ei saa ka aru, kuidas seal on kodutuid üldse Soomes. Ma ei saa aru, nad vist tahavad olla või osad on need sisse rännanud siis, eks ole, kes seal tänavad või nad on laisad lihtsalt, sest seal on inimväärikus. Nad küsisid kohe, kus sa elad, mis sa teed. Mul oli vähemalt õigus mingile lihtsale korterile ja mu lihtne korter, siis kui ma nende röövlite juures töötasin, vaadake meie eelmiseid podcasti, ma ei hakka uuesti ümber rääkima, oli ikkagi see, et ma pidin saama selles ühetoalises korteris elada, aga ma elasin täiesti kesklinnas, Hotell Esperia kõrval, ma mäletan, Hotell Presidendi kõrval, vabandust, Robertin kadula ja Robertin tänaval ja see ei olnud halb koht ja mul pidid olema veel mingi, ma pidin saama sõita mingite transpordiga, mul oli toiduraha ette nähtud. Ma ei ütleks, et see on, ma ei tea, kas see on ka täna nii, täna on nii palju neid pagulasi ja igasuguseid unsansakaid. Kusjuures mina ei saa aru, miks see soomlasi nagu konservatiivseteks ja igavateks pead. Et täiesti tänu sinule ma olin sunnitud, vaatasin nende eurolaulu ja Anu, ma saan aru, kommenteeris seal. Ma ei suutnud seda väga palju vaadata, aga kui kellelgi on haige huumorimeel, siis on need soomlased. Et selles mõttes see oli küll nagu igasugust piiridest väljas, nii palju kui ma aru saan. Aga nägid, see oli terve, kõik see oli nagu letos vett. Ja, aga kas sa nägid, et nad jäid ka viimaseks žürii, kes on intelligentne ja konservatiivne, jättis nad ju viimaseks. Ja siis tuli rahvas tuli ja hääletas. Ja ma olin ise täpselt sama meelt, sest kui ma olin enne vaadanud nende videot, kuulanud nende lugu, siis ma ütlesin, see on õudne, see on lihtsalt õudne, sure ära. Ja siis ma lähen ise kommenteerima seda Eurovisiooni saadet. Okei, ütlen ausalt, oli ka 2 pudelit šampanjat seal mängus. Ma ei olnud üksi 2, mul oli see kaassaatjuht oli ka ja seal oli tiimis ka veel inimesi. Aga kaitstud geograafilise tähise Estonian vodka uhke kandja. Kvaliteet on moes. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga ja alkohol võib kahjustada teie tervist. Ja kui ma vaatasin nii-öelda laivis siis seda, ehk siis kui nad olid laval, siis ma ei saanud midagi. Mul lemmik oli Paskana, oli see naine, kes siis laulis. See oli nii äge laul, seal oli nii kihvt sõnum, aga ta oli depressiivne, ta oli alla nagu surutud, see oli kõik õudne, see oli kole, see oli maailm, me sureme kohe ära ja kõik on läbi ja tõmmake umbes nöör kaela. Ja kui ma olin seal oli 3 lugu see aasta, mis olid kõik rääkisid sellest, kuidas inimestel on ärevushäired. Ja siis, kui tuli need vennad Windows 95, saad aru, ma lihtsalt, võib-olla tõesti oli liiga palju šampanjat nauditatud, aga ma tantsisin, ma röökisin neile kaasa, ma ütlesin, wow, ei ole võimalik. Ja sealt tekkis selline emotsioon ja kui sul tekib selline emotsioon, et sa oled rõõmus, et sa oled õnnelik ja sul on vahva olla, siis sa saad aru järsku, miks see on oluline. Et meil ongi natuke sellist lollakust või sellist. Et keegi ilmub ihuvärvi trikoos. Ma vaatsin ka. Ja ma tean, et enamus soomlasi praegu on lihtsalt silmad häbis.
peidus, joovad ka šampanjat või vodkat ja on nagu suures depressioonis sellest, et see edasi pääses. Aga ma ei ütleks, sest see on lugu, see on laul, millest terve maailm saab aru. Kas see on ka sinu väikse kuradikese kättemaks selle Soome sisu eest? Et sul on nagu hea meel, et nad lähevad Euroopasse sellise looga? Ei, see ei ole tõesti, see ütlen täiesti puhtast südamest. See viimane laks, seda ma isegi enne ei näinud, kui ta nööri peal tulid need trussi või need teksapüksid, shortsid, et ta oli kogu aeg munade väel tegelikult. Siis, ja need tulid, aga et see ei olnud veel kõik, et kui sa paned oma shortsid jalga ja sealt hakkab tuld purskama, no see on nagu nii võrratu, et see on täpselt sama idiootne, kui kõik me ise oleme täna tegelikult, kes me oleme kogu aeg seal sotsiaalmeedias, silmad punnis, vaatame igasuguseid haigeid asju ja lollakaid asju. Ja siis me küll ei lähe peegli ette, ei tee endale häbi, miks sa vaatad sellist paska. Aga kui see sulle tuuakse niimoodi kätte, tead, ma üldse ei imestaks, kui, ma ei tea, kas ta nüüd võidulaul Eurovisioonil on, aga kui käib sama lugu nagu Kääriäisega, et see ikkagi sinna suht kõrgele tõuseb, oleneb palju siis rahvas saab hääletada, aga minu jaoks see on parem isegi kui Käärija, sellepärast see Käärija mulle ei meeldinud Käärija arrogantsus, issand, kas me oleme Eurovisiooni lainel täna. No ma saan aru, et lõpuks sa võtad nagu, Juuri Kivirähk ammu enam ei kommenteeri, aga sa võtad selle nagu täiesti üle. Ma võtan selle üle, ma tahan Käärija kohta nii palju öelda, et ta meeldis mulle täpselt sinnamaani, kui ma läksin suvel, oli mingi noortefestival. Kui ta viskas Ukraina lipu minema või? Ja oli siin Põhja-Tallinnas esines noortele kuskile tehase hoonete vahel, esitas 2 lugu ja kõige koledam asi oli see, siis ta oli just võitnud, tuli lavale ja ta hakkas kõige esimese asjana Loreeni maha tegema. Ehk siis ta pani puid alla, ütles tõstke kõik käed, kes umbes, ja ta ütles midagi koledat ka, vihkavad umbes Loreeni ja bla bla bla. Ja siis umbes, aga kes on minu poolt, siis tagus endale seda vastikut, räpast, lodevat, valget, rippuvad kõhtu ja siis ütles umbes, kes on siis minu poolt. Praegu tema advokaat arvab dollareid kokku. Et nagu kole mees, las ta olla sellel. Ta on ilusad rohelised riided. Windows 95-il oli ka rippuv kõht. Oli. Kõik oli fine, aga ta veel ei ole pahatahtlik, et me vaatame, mis juhtub, kui ta kaotab, eks ole, et siis tuleb tema päris mina välja. Aga Käärija oli tõesti, ta oli nagu vastik Loreeni suhtes ja mul ei selline asi ei meeldi. Kui sa oled kaotanud, siis kaota nagu väärikalt, anna nagu, see on juba juhtunud, mitte midagi ei muutu. Et ta ei osanud nagu väärikalt kaotada, et see oli tema juhul halvem. Kuule, lähme siit soomlastest nagu eemale. Lähme Rootsi. Ma saan aru, et seda nad kõige rohkem need, kes ilmselt töötavad Soomes, kirjutavad ja ütlevad, et sul on soomlaste suhtes sügavalt õigus. Sest mul on tunne, et kõik eestlased on harjunud soomlasse suhtuma nagu mingisugusesse väärikas taati, umbes nagu Ivan Oravasse, keda tuleb nagu tänada elu lõpuni selle eest, et me oleme õigel ajal saanud kätte nätsu, televisiooni ja kõik muud asjad, mida aborigeenidele antakse. Ja teate, mis esimene asi oli, kui ma Soome jõudsin, ma ei tea, kas ma eelmistes podcastides olen öelnud seda, et kui ma jõudsin Soome, siis mul see esimene abikaasa oli siis vastas oma tuttavad või sõpradega sadamas ja siis ma olin hästi õnnetu, ma olin ju kogu selle tee tegelikult istunud Georg Otsa laevas seal kuskil kõige alumisel tekil ja tõesti lihtsalt kogu selle aja lihtsalt ma nutsin, mul pisarad voolasid, ma olin väga-väga õnnetu, väga kurb. Ja siis ma tulen sealt ja ma oleks tahtnud mingit sooja kallistust või ma oleks tahtnud midagi, öö on pime, sa jõuad hästi hilja. Ja siis mu mees ütleb esimesed sõnad, mul tõesti olin nutetud näoga, ilmselt koledam kui Anne Stiivi kaanel. ja ta ütleb, et mida sa siin vollotad, mida sa lahistad nutta, et sa peaksid praegu laskuma põlvili ja suudlema seda maad siin. Ja mõtlesin, et see on nali ja ta tegelikult mõtles seda, et ma pääsesin vabasse maailma, ma oleks pidanud sadamas laskuma põlvili ja suudlema Soome maad.
kas see on vastuvõtt, kas see on see esimene tunne, kui sa oled, sul on nii suured hingelised traumad, sa jätad oma kodumaa, sul on just eelnevalt öeldud paar päeva enne veel KGB-s on üritatud sind nagu tagasi hoida ja öeldud sulle, et tüdruk, kas sa tead, et kui sa nüüd praegu ära lähed, siis sa ei näe mitte kunagi oma ema, sa ei näe oma õde, sa ei näe mitte ühtegi oma lähisugulast, koerast rääkimata, on ju. Et ma arvan, mis tunne võib olla ukrainlastel, kes lahkusid oma kodumaalt, on ju. Sa ei tea kunagi, kas sa saad tagasi või sa ei saa tagasi. Ja siis su esimene see Lömita konn, ole õnnelik, rooma siin maas ja suudle seda maad, kuhu sa oled tulnud. See ei ole kõige parem vastuvõtt. Et see oli väga solvav. Ma arvan, mul on jäänud soomlaste suhtes väga palju peidetud okkaid südamesse, mille väljatõmbamine võtab ikkagi aega. Võiks juba ammu möödas olla, aastakümneid on ju möödunud. Said tagasi tulla, kohtusid ema ja koeraga, kõik läks suhteliselt hästi. Enamikust meestest oled ka, kellega sa oled abielus olnud lahti saanud. Kõik on surnud. See esimene vist ei ole. Esimene vist ei ole. Ka viimane ei ole. Viimane ka veel ei ole, jah. Ja ma ei tahagi, et ta ära sureks, sest ta on minu elu coach, nagu ma olen öelnud, aga seal vahepealsed osad on kahjuks surnud ja ma ütlengi kahjuks, sest kui ma tagasi mõtlen, siis mitte ükski nendest meestest, keda nüüd üldsus nagu siis teab, et ma loetlen siin Dan Ammeri võib-olla üles ja ma mõtlen, mu esimest meest ei tea keegi, mu viimane mees Ristomet ja siin vahepeal, kes mul on mehed olnud siis armukestena nii öelda, nad on kõik suurepärased inimesed tegelikult olnud. Nad on nagu... Sa nüüd räägid soomlastest? Osa on eestlasi olnud, et nad on tõesti suurepärased olnud, et mul ei ole mitte midagi öelda nagu halba, et mind on ikkagi hoitud ja need, mis koledused võib-olla seal jupiti on juhtunud, las nad olla, eks ma olen vale arvestuse teinud siis, et kes meist milline siis, ma saan aru, et kõige rohkem küsitakse sinu käest ka sinu kohtumisõhtutel ja vestlusõhtutel nagu suhtenõu, et aga milline siis on sinu jaoks nagu ideaalne suhe? Et ma saan aru, et möllakaid on ka üksjagu olnud. Ideaalset suhet ei ole ju olemas. Kas sa ei tead? Ja selle tõdemuseni sa jõuad alles siis, kui sa jõuad võib-olla 50-ndatesse. Mina kujutasin ette sinnamaani, et ideaalne suhe on olemas. Et on olemas tingimusteta armastus, et inimesed võivad monogaamselt elada ja nii edasi, see kõik on väär. Ei ole muinasjutt, ei ole olemas. See on väär. Kui ma oleks tahtnud teada seda varem, ma oleks tahtnud seda hiljemalt 30-ndates teada, et see asi ei ole nii. Ja ma oleksin... Tihti küsitakse, kas sa teeksid midagi teistmoodi täna, kui sa tegid kunagi ammu. Jah, ma teeksin. Ma ei oleks nii fucking armukade. Ma laseksin inimesest rohkem lahti. Ma ei hoiaks 10 küünega tast kinni, sest inimene peab olema vaba. Siis ta on õnnelik ja kui ta on õnnelik, siis ta saab kõiki enda ümber õnnelikuks teha. Ja hästi palju tõdesid ma nagu ei teadnud, aga need tulevad siis, kui sa oled juba jääd vanemaks ja see on nii kahju. Ja kui ma täna isegi räägiksin sellest noortele, et kulge, et las olla nii, kui keegi sind petab või keegi võib olla, ülekohut ma ei seedi, sa ei tohi vägivalda kasutada, see ei ole välja arvatud siis, kui sa ise oled ära mine libedale teele. Ma ei arvatud, kui sa ise kerjad seda. Et väga paljusid asju võib andestada teisele inimesele. Ja seda ma õppisin liiga hilja, just nimelt seda andestamist. Et ei ole midagi nii, et pettis mind ja see on täiesti andeks andmatu ja kohvrid ukse taha ja minek. Ei ole. See ei ole nii lihtne. Nagu öeldakse, tangot tantsitakse kahekesi. Vaata, mine peegli juurde, vaata natuke sinna peeglisse ja mõtle. Mõtle sekundi murdosa. Kas see ongi nagu see, mida kõik need vaatajad küsivad, et mis on see soovitus, mida sa annaks 27-aastasele või 30-aastasele Anule? Võta vabamalt. Nagu ma ütlesin, me rääkisime
oli see eelmises saates vist, et sa võid ju armastada ka mitut inimest korraga. Mulle meeldivad tulbid, mulle meeldivad roosid, mulle meeldivad karikakrad. Ära unusta mind, meeles pead. Ja sa tahad neid kõiki korraga? Ja ma vahel tahan, kevadel ma tahan ühte, talvel ma tahan teist. Siis ma tulen kevadel uuesti tulpide juurde tagasi. Et miks ei võiks olla nii, et see on täiesti okei, sest täna ma mõtlen, issand kui õudne, mõtle, kui ma oleks 20-ndates arvanud, et see ja tema on just see ainus ja õige, abiellunud taga või siis mitte abiellunud, olnud kooselus ja mõelnud, ja siis ma olen selle inimesega kuni surmani. See on ju kohutav. Mina arvan, et see on see üks veidramaid müüte. Ma arvan, see mõeldi siis välja, kui inimesed surid 35-aastaselt ära. Just, kuni surm meid lahutab. Ja, aga nad lihtsalt nagu ei elanud väga pikalt. Et praeguses olekus ei saa ju inimesed arvata selle peale, et nad suudaksid olla, ma ei tea, 25 kuni 80 täpselt ühesugused. Just, aga kui sa ütled seda 25-aastasele, ta langeb totaalsesse masendusse, ütleb, kas tõesti see pole võimalik. Ja kui ma ütleksin seda tänasele 27-aastasele Anule, et see mees, kellest sa oled armunud. Ja kes on kogu su maa. Just, et sa ei ole temaga kuni surmani koos. Siis see oleks nagu keegi oleks kõrvetanud mulle või oda mulle südamesse torganud. Et see tundub nii kohutavalt õudne. Aga see tundub ka minu vaates nagu mõõdukalt vabastav. Sest aga siis, kuidas seda öelda inimesele, et kuule kallikene, et see on nii labane või see on kuidagi nii lihtne, kui ma ütlen kellegile, kes on just lahku läinud, võib-olla seal noored inimesed on ju, kõik armastus, kõik on õitsenud ja ma ütlen talle, pole midagi, see läheb üle. No aga kokkuvõttes on sul ju õigus. Aga seal on õigus, aga see ei jõua sinuni, et ma ei tea, ma tahaks olla targem ja öelda midagi muud. Ma võiks ka öelda, ka see läheb üle. See on veel õudsam. Et see on mingi inimese jaoks täielik maailma lõpp. Sest ma ei saa ka üldse aru, mis tänapäeval toimub, sest kuidagi harjud juba ära sellega, et inimesed käivad tänaval kõrvaklapid kõrvas ja lõputult räägivad kellegiga, sest ma ei saa aru, kas pooled on mingid teraapiaseansid ja teine pool on mingisugused tohutud vestlused sellest, kuidas neil on kõik suhted nagu tuksis. Et kogu aeg see nagu lõputu analüüsimine, tagasikerimine, mingisuguste screenshotide näitamine, mida keegi kellele kus ütles. Mul juba pea plahvatab, kui ma näen seda kõrvalt. Et ma ei kujuta ette, kuidas seda oleks nagu läbi elada, et tundub nagu oleks kogu see suhtekultuur nagu mingis totaalses vabananguses. See on kohutav, me võime rääkida selles järgmises saatest, me saateaega saab kohe läbi, aga me võime just sellest rääkida, et kuidas tänapäeval tehakse igast väiksemastki asjast kohutav üleelamine. Näiteks praegu ma ei tea, mis ma võiksin teha siin, ma võtan selle koogitaldriku sealt, selle koogitaldriku. Issand, ära viska mind sellega. Ei, ma ei viska, issand, jumal, see need ajad on möödas. No jumal teab sind. Ja nüüd ma panin see on siin meie keskel siin laual ilusasti, siin on 4 erinevat kooki. Sa sööd ühe ja ära. Ma tean, et sina enne ütlesid, et sulle see kook on sinu lemmik. Sa ütlesid, et see, kui sa siit midagi võtaksid, siis sa võtaksid selle vahuse koogi. Nii. Ja nüüd, kuna ma tean, et sa seda ütlesid, on meil juba saade on siin käinud, juba üle poole tunni, 45 minutit, ja ma tahan, issand jumal, ma on kõhti šampanja juurde, et ma peaks midagi ampsama. Ja kõikidest kookidest ma võtan just selle koogi ja löön hambad sisse, täpselt nii. Tead, mis? Nii, sa ei ütle midagi. Sa naeratad. Jätkad vestlust. Ma juba limpsisin seda. Ei. Ja siis sa täiesti out of the blue komme hommikul märkan ja mu telefonis on mingi sõnum, sa oled võib-olla nakstiga pildi teinud. Näritud koogist. Out of the blue on homme hommikul chat, kuidas sa kirjutad mulle esiteks, sest see on täiesti ma isegi ei saa aru hommikul, millest sa räägid. See on täiesti andestamatu, kuidas sa minuga eile otse-eetris käitusid. Sa tegid sellise, sa solvasid mind täiega, sest et ma kõigile ütlesin, et see on mu lemmikkoog ja siis sa tegid sellise ele, nagu sul oleks minust ükskõik. Sa võtsid just selle koogi, mis mulle meeldis, sa lõid sellele hambad demonstratiivselt sisse. Ma tean, et see koog sulle absoluutselt ei meeldi. Sa oleksid tahtnud seda passion kooki hoopis, aga sa tegid, sa tahtsid mind solvata, sul
sul kripeldab minu vastu midagi, sul on, sa ei seedi mind tegelikult, sa südames vihkad mind, sa arvad, et ma olen sinust targem, parem, ja sealt tuleks selline suhtedraama ja siis ma veel midagi sul uimase peaga võib-olla kirjutan vastu seal veel midagi, võib-olla nähvan midagi, ütlen, sa oled lolliks läinud näiteks, siis paari tunni jooksul on juba sellest kõigist tehtud screenshotid, kõik asjad, juba need lähevad täiesti maailma ringlema, terve Tallinn, terve Eesti, mis Tallinn, terve Eesti teab sellest, juba on skandaal, Anu ja Piret läksid riidu, nendel tekkis konflikt, seal oli ja täpselt nii nendel tänastel social media staaridel, influenceritel või üldse noortel inimestel, nad on kõik influencerid, kõik meie noored on ju tegelikult influencerid, kes vähem, kes rohkem. Selles ühes seltskonnas või ringkonnas tekiks selline plahvatus, et seda analüüsitakse ilmselt kuude kaupa tagant järgi. Ja sa ei ela seda üle, sa lihtsalt ei ela seda üle ja mõni lähebki hulluks, mõni läheb totaalsesse depressiooni, kaotab pinna jalge alt, talt on vaip rebitud, ta läheb kuradi ravisse, ta läheb psühholoogi juurde, tal on vaja, ma ei tea, mis kuramuse asju tal on seal vaja. Paalile retriiti. Ühesõnaga, kõik on perses, terve elu on nässus ja saad aru ja see ongi nii ja täna ongi see õuduste tuba toimub. Päriselt. Vot sellest me räägime järgmises saates. Miks see toimub? Sest see on mulle täiesti, ma ei teadnud sellest varem mitte midagi, kui ma sattusin selle keskele, olles vana inimene, sattuma mingi 20-ndates inimeste sellisesse maailma potsatad, kus sa tõesti mõtled, et sa võidki ausalt öelda. Ütledki mingi asja või siis kribad sinna ausalt. Tead, mina olen hakanud inimestele helistama. Mina olen hakanud inimestele vastama jah või ei. Ongi kõik ja isegi mingit draamat ei ole. Ei, mitte mingit asja ei ole, sest selle ma õppisin hästi kiirelt ära. Et õnneks ma olin pooled korrad nagu segaduses, ma ei saanud aru ja ma vastasingi hästi lühidalt, nagu paningi okei. Teine paneb terve litaania sulle kõik, mis sa oled valesti teinud, sa paned okei, arusaadav. Mis ta läheb veel rohkem ta läheb täiesti endast välja. Ühesõnaga, sellest me räägime järgmine kord, mis toimub tänapäeva inimeste peades. See on täiesti arusaamatu. Ma ei tea, kas neile söödetakse nende, ma ei saa nüüd antireklaami teha kookide ja nende kommidega mingisuguseid aineid sisse või et su ajukeemia läheb täiesti sassi ja sa käitud hoopis teistmoodi. Minul on kogu aeg tunne, et inimeste närvisüsteem on ühendatud otse nende nutiseadmega või siis osadel meestel on ka genitaalid ühendatud selle nutiseadmega ja kogu selle mõtlemise osa on see seade, mis kontrollib seda. Et võib-olla me oleme hästi algoritmide poolt programmeeritud robotid. Ja just. Me oleme AI-d juba tegelikult. Aga mõtle, kui suur õnn on olnud elada ajastul, normaalses maailmas, kus mul ei olnud isegi kettatelefoni. Normaalses maailmas. Just minu poleks võid selle koogi nüüd ära süüa. Ja me rääkisin eile lõpetuseks, ütlen lihtsalt sõpradega tähistasime pühapäeva, tegime pannkooke ja just rääkisime, arutasime siin, mis meil on viimasel ajal ka meediasse paisatud mingid nii-öelda kohutavad skandaalid. Issand jumal, see on ju täiesti enne kuulmatu, on ju, mida noored inimesed teevad või mida nad tarbivad või kuidas nad käituvad, on ju. Siis me lihtsalt naersime, mõtlesime, halleluuja, kui meie noored olime ja tegime igasugust pulli ja asju. Issand jumal, see ei ole isegi jäämäe tipp. Ma ütlen teile ausalt. Aga tead, mis on meie eelis? Et sel ajal, et keegi teatas mulle, et kuule, see tundub täiesti normaalne, ma guugeldasin ennem, kui me hakkame koostööd tegema. Mõtlesin, kuule laps, sel ajal, kui minuga igasugused asjad juhtusid, ei olnud pildistavaid telefone, mul puudub digitaalne history, mis saaks mind blackmailida, et katsuge teie oma elu elada. Just, et see ajalugu on kõik seal kuskil kaugel anaalides. Anaalne ajalugu. Mitte keegi ei tea sellest mitte midagi ja halleluja, ma tõesti tänan, et ma olen saanud sellise elu elada. Absoluutselt ma ei oleks täna see, kes ma täna olen. Selles närvihaigete noorte inimeste seltskonnas täna
ja ma saan mullarisema. jah, õnneks meil ei ole vaja terapeuti ja võib-olla on vanamoodne moodus omavahel rääkida veel tänuväärsem kui see, et inimesed kirjutavad üksnes või suhtlevad üksnes pöialde vahetlusel. Just. Aga tervist! Juhu! Ja järgmise saateni, mis toimub kusjuures ühes väga huvitavas kohas ja mis on seotud selle asjaga. See ei ole Paalisaar ja see ei ole ka Vietnam. See on palju lähemal Tallinnale. Ja lõpetuseks kindlasti tahan inimestele öelda, et kõik need asjad, mis te nüüd näete, on paisatud siin meie ette. Te võite nende õnnelikud omanikud olla, et need lähevad kõik loosimisele, kui te kirjutate meile skandaalne@delfi.ee ja siin lähevad tõesti nagu sellised täis. Eelmises saates oli ainult punane. Minu arvates on see mõeldud nii meestele kui naistele. Ainult paremaks läheb. Ühesõnaga, ja sellised toredad instrumendid ka. Teate küll, kuhu see käib? Et need lähevad, suhu. Need lähevad kõik loosi, et ainult kirjutage, kommenteerige ja hästi palju kinke kaarte on, et kõik need asjad on tegelikult teile. Aitäh, et vaatasite. Järgmise korrani. Kurniau. Yeah, she's a super girl. hea tüdruk. Supergirls